poolt siis tervitame teid kõiki. Minu nimi on Silvia, mina olen Eesti Krüptoraha Liidu meediajuht ja ühtlasi siis ka õhtujuht kõikidel meie igakuistel krüptoüritustel, mida me korraldame siis. Ja ajakavast teile juba natuke räägiti siin, et siis alguses räägitakse teile siis rohkem Paxfulist ja siis õpetatakse teile tegema krüptoraha kotti Artur Sabaki ja Indrek Mossovi poolt. Ja siis hiljem tuleb siis Eesti krüptoraha ekspert Asse Sauga, kes räägib teile siis üleüldiselt plokiajalest ja krüptorahade erinevusest ja kasutusviisidest. Ürituse orienteeruv aeg on meil kokku planeeritud mingi 2 tundi. Ja peale üritust me saadame teile ka tagasiside vormid, mille me väga sooviksime vastuseid saada, sellepärast et siis me teame ka ise, kuidas järgmine kord veel paremaid üritusi teile korraldada. Ja kõik küsimused, mis teil tekivad või teil on mingid mured, samal ajal kui te teete ja õpite, et siis võite julgelt kasutada seda chati, mis siin on, et meie siin oleme kõik valmis, proovime teile vastata ja aidata teid, et kõik leiaksid oma küsimustele vastused. Ja mul rohkem polegi midagi siin pikemalt rääkida, et palun siis Indrek Mossov ja Artur Sabak võivad võtta üle järje. Tere kõigile. Tere ka minu poolt. Nii, hind on täna 32 000, mis on päris hea, eks ole. Kelle jaoks on esimene kord, kui hind, et kui te näete, et hind läheb nii kõrgele. Või teine kord. Või kolmas kord. Minu jaoks on kolmas kord, seal oli 2013, siis 17 ja nüüd on uuesti, eks ole, ja see tähendab siis, et hind läheb edasi veel ülesse. Võib-olla see langeb praegu 20 000-le, ma ei tea, mis vahet, aga see kõik kordub, et põhimõtteliselt krüptoraha on siin, et jääda. Nii, ja nüüd ma räägin üldse krüptorahast sellest, et hind pole tähtis, eks ole, meie jaoks, mis meie teeme siin Paxfulis. Põhimõtteliselt me tegime Paxfuli aastal 2015 lõime. Et ma olen praegu Paxfulis CPO ehk Chief Product Officer, tootejuht. Ja me tegime seda, et inimesed saaksid Bitcoini igapäevaselt kasutada, sellega maksta. Ja me tegime väga hea lahenduse valmis kaupmeestele võtta vastu Bitcoin. Aga siis me saime aru, et inimestel ei ole veel Bitcoini aastal 2015 ja siis me tegime väikse muudatuse ja tegime Paxfuli, kus saab osta Bitcoini otse teistelt inimestelt, et seda näitab siis Indrek hiljem, et kuidas kasutada Paxfulit. Ja nüüd on siis Paxful 5 aastat eksisteerinud, meil on nädalas umbes $40 miljonit käivet marketplace'il volüümi, eks ole. Meil on Tallinnas suurim kontor, umbes 150 inimest ja me alati võtame uusi inimesi tööle, et kes arvab, et tahaks osa saada krüptorevolutsioonist, siis liituge meiega, alati otsime arendajaid, marketingi, bizdev, disainereid, et kui te arvate, saate meile anda mingit kasu, siis saatke meile email. Nii. Ja peale seda, mis me teeme veel, me ehitame koole, ehk me teeme sellist non-profitit, et me tahame näidata maailmale, et Bitcoini saab ka kasutada õilsateks asjadeks, et meil on Aafrikas juba 4 kooli ehitatud, 2 Rwandas, 1 Keenias ja veel 1 Nigeerias ja meil on see hashtag Built with Bitcoin. Igaüks saab annetada ja meil on eesmärgiks 100 kooli ehitada järgmise 5 või 10 aasta jooksul. Nii. Ja nagu te teate, et Bitcoin on inimeste valuuta, eks ole. Kui praegu maailmas on igast sellised imelikud, arusaamatud geopoliitilised sündmused ja rahatrükk, siis Bitcoin on sellest
sõltumatu, ta ei mõju sellele nii-öelda halvasti, sest nagu näete, iga suur firma praegu ostab Bitcoini enda varadesse, sest nad saavad aru, et see on tulevik. Nii. Ja meie kui Paxful, me tegelikult, meie nagu kliendid enamuses on arengumaadest ja asi on selles, et võib-olla meie siin ei saa aru, et kui kasulik on Bitcoin igapäevaelus, sest me lihtsalt ostame, hoiame seda, võib-olla me maksame paar korda kuskil sellega, aga inimesed arengumaades, nad kasutavad seda iga päev. Ilma Bitcoinita nad ei jää ellu, näiteks, ma ei tea, raha ülekandmine kuskilt Lõuna-Aafrikast Keeniasse on palju odavam kui Western Unioniga. Sul on 10-15% soodsam ja kiirem seda teha. Ja tänu sellele, eks ole, meil on juba 5 miljonit kasutajat, enamus on Aafrikast, Lõuna-Ameerikast ja Aasiast, Indiast, Hiinast, Filipiinidel ja kõik kasutavad seda Bitcoini iga päev ja meil on nagu nii hea meel seda vaadata, et Bitcoin on lihtsalt rohkem kui spekulatiivne vara, mida hoida. Et siis see tähendab, et Bitcoin on kõik. Et see on raha, see on vara, see on ükskõik, vaata, iga riigiasutus defineerib seda omamoodi, eks ole. See tähendab, et see on lihtsalt tulevik ja iga päev, kui see on elus, eks ole, ja selle hind tõuseb, see tähendab, et see nii-öelda jääbki meiega. Ehk see Bitcoin annab sulle valiku, eks ole, sa saad raha hoida mitte ainult pangas, saad raha hoida enda käes ja keegi ei saa seda ära võtta sinu käest. See on ka veel üks väga hea omadus Bitcoinile, aga igastahes nüüd me näitame, kuidas kasutada Paxful Walletit, kuidas registreerida, eks ole, ja siis Indrek Mossov näitab seda. Ja mis kõige tähtsam, esimesed 100 inimest, kes registreerivad ära, me anname igale ühele 10 eurot Bitcoinis. Nii et nüüd läheb mikrofon Indrekule. Jah, et nagu Artur mainis, siis me jagame sellist registreerimise lehte, kuhu on vaja panna teie Paxfuli kasutaja nimi ja email, et siis me siin vahepeal teeme läbi ka selle kasutajaks registreerimise, nii et soovitan julgelt kaasa teha ja siis enda kasutaja nime ja emaili jagada meiega. Siis selle läbi me saame teie rahakotti või walletis Bitcoini kanda. Ma proovin ka ekraani jagada. Vaatame, kus see siin käib. Host disabled participant screen sharing. Host, äkki sa jagad mulle seda ligipääsu? Saaks ekraani jagada. Üks hetk. Ja palun. Super, aitäh. Nii, paxful.com on siis aadress ja nagu me siit avalehelt ka näeme, siis on siin öeldud ära, milleks Paxfuli kasutada saab. Saad krüptot oma rahakotti panna, sa saad seda vahetada, müüa, treidida, ehk siis neid viise on palju, kuidas Paxfuli kasutatakse. Artur mõnest juba mainis ka. Paar sõna endast ka, et mina olen Paxfulis product manager ja Indrek Mossov. Ega siin muud ei olegi. Nii, mis me teeme? Võiks teha läbi kasutaja loomise. Paar asja veel, et nagu Artur mainis, siin on kasutajaid miljoneid. Võib-olla mastaabist ka paari sõnaga, et kui Artur mainis, et siin tehakse nädalas 40 miljoni eest tehinguid, siis see on selline
3-4 korda vähem kui näiteks Balti börsil, kus tehakse tehinguid aktsiatega, et mastaabid on üpris suured. Nii, teeme kasutaja. Kui te lähete Paxfuli lehele, siis siin üleval on Get Started, kus te saate teha kontot. Selleks on teil vaja siis oma email panna. Teie pange muidugi päris. Mul on selline demo keskkond siin. Nii, kasutaja loomiseks see käib läbi erinevate sammude. Seda tegelikult nimetatakse ka KYC osaks, mille roll on siis tegelikult kontrollida nende kasutajate tausta, kes Paxfuli registreerivad, et kui te teete kuhugi exchange'i või panka omale konto, siis on samamoodi vaja oma ID-d valideerida, telefoninumbreid, et hoida keskkond turvalisena ja ma võiks öelda, et Paxfuli selline turvakontroll on kohati isegi parem ja tugevam, kui on mõnes krüpto exchange'is, et seda on väga hästi ehitatud. Vahepeal vaatan, ega küsimusi tekkinud ei ole. Ei ole. Nii, ma loodan, et olete ka saanud konto tehtud. Kui see on tehtud, siis vaatame natuke ringi. Selline koht nagu wallet on olemas. Siin on siis näha praegu Bitcoini. Ma teen korra nii, et ma näitan live kontot ka endale. Võib-olla on rohkem huvitavam. Siin on hetkel näha 3 erinevat valuutat. Ethereum, Bitcoin ja Tether, mis tähendab siis seda, et need ongi teie selline rahakott, kuhu te siis saate Bitcoini saata. Siin on näiteks Bitcoini aadress, see käib siis lihtsalt saadad siia aadressile ja ta on kohal. Ja saad seda ka välja saata, kas teistele kasutajatele, kuhugi teise exchange'i oma sõbrale, et viise on erinevaid, aga eelkõige on ta just hea krüpto siis hoiustamise koht, sellepärast et Paxful tegelikult vastutab selle eest, et teie raha oleks turvaliselt hoitud. Mis iganes juhtub, teil on võimalik tegelikult siia ligi pääseda, kui teil on tehtud tugev isikukontroll. Et muidu krüptomaailmas on see, et kui sa oma võtme ära kaotad, siis on sul ligipääs kadunud. Nii, vaatame, mis meil siin veel on. Nüüd siin oli juttu sellest, et saab inimeselt inimesele kaubelda või osta Bitcoini ja tegelikult teisi valuutasi ka, aga kui sa tahad näiteks osta nüüd Bitcoini mõnelt teiselt inimeselt, siis on selleks siin ostmise sektsioon ja me tegelikult võime selle koos läbi teha. Meil on siin, leiame mõne hea pakkumise ja proovime Bitcoini osta. Nüüd see on tegelikult nüüd vaade pakkumistest, mis teised inimesed on üles pannud. Et kui sa lähed eBay'sse või osta.ee-sse, siis sa näed ka teiste poolt üles pandud pakkumisi. Ja loogika on sarnane, et inimesed panevad oma pakkumisi üles, mis viisil nad Bitcoini müüvad. Käis ka enne läbi, et siin on 350 erinevat viisi, kuidas Bitcoini osta. Sa saad osta neid pangaülekandega, kinkekaardi eest näiteks ja palju erinevaid viise. Meie võime näiteks otsida pangaülekannet. No, meil on pangaülekandega kõige lihtsam otsida ja tulidki mõned pakkumised ette. Nüüd, kui te Bitcoini ostate kellegilt, et siis on, kuna see on ikkagi avalik nii-öelda turg,
või turuplats või marketplace või siin on huvitav seda eesti keelde muidugi tõlkida. Siis mida te näete siin? Te näete, kellelt te ostate, et on võimalik minna profiili peale, vaadata tema tausta, palju ta tehinguid on teinud, mis tema tagasisided on. See on kõik tegelikult selleks, et kui sa kellelgi ostad, siis see ost oleks kiire, turvaline ja sul ei tekiks mingit probleeme. Siis on ka näha näiteks hind, 1,3% näitab, et ta on turuhinnast 1,3% kõrgemalt. No, järgmine on 4,28%. Siin on tegelikult ka pakkumisi, mis on turuhinnast odavamad. Need on näiteks erinevates valuutades. Et inimesed, kes kasutavad Paxfuli nii-öelda ka treidimiseks ja raha teenimiseks, siis on siin võimalik niimoodi mängida protsendi erinevustega. Aga proovime osta. Siin on selline kasutaja nagu XXNDP. Ma tegelikult tean, et see on meie kolleeg Niina, kes peaks meil siin üritusel ka sees olema. Et proovime Niinalt osta Bitcoini. Siin enne ostu on näha tingimused ja info müüja kohta. Ja paneme näiteks summa. Tahame 10 euro eest osta Bitcoini. See tähendab siis seda, et kuna ta müüb mulle 5% turuhinnast kõrgemalt, ikka kolleegile müüakse kõrgema hinnaga, siis mina saan 9,5 euro eest Bitcoini. Ja kui ma nüüd ostan, siis mis taustal juhtub, on siis see, et tegelikult Niina rahakotist läheb automaatselt Bitcoini vähemaks, see pannakse Paxfuli nii-öelda escrow süsteemi. Escrow süsteem on selleks, et hoida jällegi tehingud turvalisena, kui tekivad mingid probleemid, et keegi venitab või on vaja kuidagimoodi nii-öelda tehing ära teha, siis saab alati Paxfuli poolt moderaatori sisse tulla ja otsustada, et mismoodi tehinguga edasi minna. Et põhimõtteliselt, kui te kasutate notari deposiiti, siis notar on ka see, kes ütleb, et millal tehing edasi läheb või otsustab, on selline kolmas osapool. Nii, selleks, et Niinalt osta, on Niina kirjutanud mulle tingimused, millele ma pean vastama, et tema käest nii-öelda osta. Ja kuna see on panga ülekandega, siis ta on ka kirjutanud siia, et ta jagab mulle oma panganumbrit. Mis tähendab siis seda, et ma nüüd peaks küsima näiteks küsida käest pangakonto numbrit. Tegelikult on võimalik ka pangakonto number automaatselt anda kasutajale, et ei peaks küsima ja aega venitama sellega. Kui ma saan nüüd temalt pangakonto numbri, näiteks LHV konto numbri, siis ma lähen LHV-sse, teen sinna ülekande ära ja ütlen, et see on nüüd makstud, vajutan siia. Niina samal ajal läheb vaatab oma LHV kontole. Kui raha on sinna üle tulnud, siis tema enda poolt vajutab sellisele nupule nagu Release Bitcoin, et lase Bitcoin vabaks sellest escrow'st. Ja see Bitcoin siis kantakse otse minu walletisse. Et vaatame, kas Niina üldse laseb selle vabaks. Praegu on mul siin 669 eest Bitcoini ja kui Niina nüüd releasiks Bitcoini, siis minu walletis läheb Bitcoini hulk suuremaks. Põhimõtteliselt saadki selle kätte. Aga küsime, kas ta on nõus laskma vabaks ka, kuigi ma ei ole üle kandnud talle.
joone. Ja ongi tehing tehtud. Siin on võimalik siis anda tagasisidet. Oi. Ja kui me lähme rahakotti vaatama, siis siin peaks olema nüüd mitte 669, vaid on 678. Ja samal võimalusel on tegelikult ka võimalik oma Bitcoini müüa. Näiteks, kui te nüüd pärast üritust saate 10 euro eest Bitcoini ja tahate selle kohe maha müüa, siis teil on kas variant, et te lähete siia müügisektsiooni, kus saate Bitcoini ja currency'd müüa. Või siis te teete ise oma pakkumise, ehk siis panete enda kuulutuse üles, et näiteks müüte Bitcoini. Võib-olla vaatame korra seda enda kuulutuse panemist ka, kui ikkagi tahate enda tingimustel, näiteks selle 10 euro ulatuses olevat Bitcoini maha müüa. Kuidas see siis käib? Põhimõtteliselt teete oma pakkumise, müüte Bitcoini, panete maksemeetodi, näiteks panga ülekandega. Panga nime paneme LHV. Konto Eesti, näete, mul on siin ka pangakonto lisatud kohe, et kui läheb tehinguks, siis saab teine automaatselt pangakonto kätte. Siis määrate hinna, et kas see on näiteks mitu protsenti on üle turuhinna või alla turuhinna. No paneme näiteks 2% üle turuhinna. Ja siin saab erinevaid tingimusi määrata, näiteks tehingute vahemikku 10-50 euro ulatuses, kaua see aega peaks võtma ja tegelikult neid seadistamise võimalusi on siin hästi palju. Siin on võimalik panna, mis riigis sa pead olema, mitu tehingut sul peab enne tehtud olema, millised on lubatud riigid, ühesõnaga kui sa oled selline kogenud kaupleja, siis on siin võimalusi palju, mida kasutada. Paneme näiteks enda pakkumisse, et osaleda saavad kõik, kes seminaril käisid. Osaleda võid osta. Ja tehingu tegemiseks üks küsid, kas olen valmis ja tee mulle ülekanne, vajuta nuppu paid. Nii, ongi tehtud minu poolne pakkumine. Ma võin seda nüüd chatis näiteks jagada, et kõik, kes tahavad Bitcoini osta minult, siis te saate seda linki kasutada ja ma võin teile mingis mahus müüa seda, et nägite rahakotis natuke olin pannud sinna, et kellel huvi on, siis saate ise proovida. Vaatan, kus see chat on, jagan seda linki sinna ka. Mis on Paxfuli commission selliste treidide puhul? Artur, sa juba kirjutab midagi. Aga tegelikult see commission sõltub, millist maksemeetodit kasutada. Ma jagan seda. Shirley esitas sellise küsimuse, et kui palju on teie fee sellise tehingu pealt, aga kuna ta esitas selle nii chatis kui Q&A's, siis võib-olla kõik, kes neid ei jälgi, et sa võib-olla räägid selle siis lahti ka. Jah, tegelikult chatis Artur mainib ka, et kui sa müüd Bitcoini näiteks panga ülekandega või mõnel muul viisil, siis on 0,5%. Aga kui sa ise ostad nüüd näiteks, mina tegin selle pakkumise ja sina ostad minult, siis ostjatel ei ole tehingutasu. On ainult neil, kes siis enda kuulutuse üles panevad ja ise pakuvad.
Ja need varieeruvad jah, et näiteks need, kes müüvad kinkekaarte ja mõningaid muid asju, siis nendel on näiteks kõrgem see vahendustasu, et ostmise puhul, ostmine on tasuta, selline ise müümine on vahendustasuga. Nii, ma jagasin ühesõnaga seda linki ka, et kui keegi tahab. Nii. Kui on pakkumine tehtud, siis jah, siin on näha tingimused. Mis meil veel on? Meil Paxfulis on tegelikult palju erinevaid programme. Sul on võimalik kasutada Paxfuli selleks, et näiteks nii-öelda pay nupuna, et sul on oma e-pood ja sa tahad võimaldada Bitcoinil ja muudel viisidel maksmist, siis saab kasutada näiteks Paxfuli Pay with Paxful toodet ja erinevad affiliate programmid on, aga põhiline, mida tegelikult kasutatakse nendest dashboardidest on ülevaate saamiseks, on siis vendor. Vendor tähendabki siis seda, et sa teed ise enda offereid ja müüd, ostad. Ja siit näeb ka ülevaadet. Kui nüüd keegi tahab muga tehingut teha, siis tuleb mulle siia väike teavitus ja ma saan selle abil teha. Nii, mis meil veel on? Kas on vahepeal küsimusi tekkinud, kas mõni on kasutaja saanud teha või on kasutamise osas mingid küsimusi tekkinud? Ma nägin, et keegi tõstis käe siin meie külalistest, aga ma nüüd ei leia üles, kes. Jah, võite julgelt kätt tõsta ja küsida. Kui tahate kätt tõsta, siis ma saan teile anda ka sõna siin rääkimiseks. Kes tahab esitada küsimusi, siis meil on chat on võib-olla selle jaoks kõige lihtsam variant, siis saab vastata. Kui tahab keegi rääkida, siis see variant on ka olemas, aga praegu ma ei näe enam seda tõstetud kätt siin millegi pärast. Aga jah, tegelikult on see lihtne. Sa saad otsida pakkumisi, osta erinevatel meetoditel. Saad isegi oma Bitcoini vahetada näiteks kinkekaardi vastu. Et tahad soodsama hinnaga saada näiteks Amazoni kinkekaarti, siis Paxfulis saab. Ja teine hea asi muidugi on see, et siin on hea enda krüptot hoida oma walletis. Ehk siis, kui sa tahad investeerida, hoiad seda siin või ta on selline hea koht, kus hoida ja turvaline. Nii. Mul on üks küsimus endal selle kohta, et eks teil on kindlasti pettureid ka päris palju seal. Et neid on igal pool, kui sa ütlesid, nagu sa enne mainisid, et on tegemist avaliku turuplatsiga, siis kus vähegi turgu on, seal on ka selliseid nutivendasid, kes tahavad teisi ära kasutada. Et kas sa oskad tuua mõned sellised näited või midagi markantsemat, millele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata ja kumb võiks olla või kumb on ohutum, kas osta Bitcoini või müüa Bitcoini? Ja väga õige tähelepanek, et võib-olla isegi täpsustaks seda, et seal, kus on inimesed turuplatsil, et seal on ka neid, kes üritavad sahkerdada, et see tundub, et meie selline osa loomusest. Aga millele tähelepanu pöörata on näiteks see, et kui te tahate siit osta midagi ja te vaatate näiteks neid tingimusi, müügitingimusi ja kui te näetegi siin, et keegi müüb näiteks turuhinnast 100% odavamalt või on ebaloogilised tingimused, siis nendesse tasub väga ettevaatlikult suhtuda. Ja loomulikult ka kasutaja enda reputatsioon, mida oleks hea jälgida, et paljud on saanud tagasisidet, paljud on tehinguid teinud, et kõik selliseid asju tegelikult peaks jälgima, et kui te kuskilt eBayst või Amazonist või kust iganes ostate, siis ka ikka korra vaatate, kellelt ostate ja mis see taust on. Ja üldiselt
kui sa hakkad kellegagi tehingut tegema ja on pangaülekanded, asjad, need on üldiselt ikkagi turvalised ja konkreetsed, aga kui me räägime näiteks kinkekaartidega, siis kinkekaartide puhul sa pead ise kontrollima, et kas see kinkekaardi number kehtib. No, ja siis võib olla näiteks see, et keegi paharet üritab müüa kinkekaarti, mis enam ei kehti ja kui sul tuleb see välja, et see ei kehti enam, siis tulebki tegelikult see Paxfuli süsteem mängu, kus sa saad nii-öelda raporteerida moderaatorile, et sulle on siis nahka tehtud ja moderaator siis vaatab selle olukorra üle ja nii hindab, et kas siis on, kellel poolel on õigus ja vastavalt sellele moderaator siis otsustab, et kas raha tuleb sulle või raha läheb teisele, et nii. Ma näen, et siin on Shirley on küsinud veel häkkimiste kohta, aga räägime sellest, ma esitan sulle selle kohe küsimuse varsti edasi, aga ma tahtsin seda täpsustada, et kui nüüd siis osta Bitcoini, siis ülekande tegijaks olen näiteks mina. Et siis on üsna lihtne, see Bitcoin on teie juures escrows ja kui raha on laekunud, siis mulle lasete, kui nüüd ostja ei ole just väga pahauskne, siis ta laseb tõenäoliselt selle Bitcoini lahti ja see tuleb kohe minu Paxfuli walletisse. See on üsna lihtne. Ja. Kuna see Bitcoin on niikuinii juba teie juures escrows ehk siis niiviisi lukku pandud, siis isegi kui nüüd ei oleks teie näidistehingu puhul Niina ei oleks vajutanud seal, et vabasta Bitcoin, siis oleks saanud pöörduda teie poole ja oleks saanud selle asja ära klaarida. Aga kui nüüd vastupidine tehing, siis ma omalt poolt tahaksin kindlasti panna südamele, et kui keegi väga hea hinnaga tahab osta teilt näiteks ühe Bitcoini ära ja lubab teile tõesti kõrgemat hinda oluliselt, kui on turuhind, siis peab olema ettevaatlik, nii nagu Indreki mainis, sest on selliseid olukordi, kus ta isegi teeb, kus müüja teeb isegi makse ära teile. Ostja teeb teile makse ära, kui teie müüte oma Bitcoini ja loodate saada sealt väga suurt kasumit, siis makse tehakse ära, aga makse selgitusse kirjutatakse näiteks kõige levinum legend on, et jalgratas. Ja te saate selle raha kätte, te annate oma Bitcoin lastakse vabaks Paxfuli poolt, aga pärast pöördub Betis panka ja teeb avalduse, et ta ostis teie käest jalgratast, aga ta ei ole seda jalgratast teie käest saanud. Et oskad sa kuidagi kommenteerida selliseid juhtumeid? Selliseid, kus ma tean, et näiteks PayPaliga on tehtud või PayPalis on võimalik seda nii-öelda kannet samal viisil tagasi kutsuda. Ja jah, inimesed on nutikad ja kes petta tahab, küll see leiab viisi, et tegelikult sellepärast Paxful hästi palju keskendub sellele, et kuidas muuta keskkonda aina turvalisemaks ja turvalisemaks, et eks ta ole selline lõputu võitlus, et kui sa võtad Amazonid ja eBay'd, siis kõik turuplatsid või marketplace'id tegelevad selle sama asjaga kogu aeg. Ühesõnaga tuleb jälgida, nagu sa mainisidki seda, et taust oleks puhas ja et oleks tehtud piisavalt treide ja et see tehingu pakkumine oleks ka turuhinna lähedal. Ja, selles mõttes, et head tingimused ja selline, et keegi pakub mingit väga head asja, et tegelikult elu on näidanud, et see raha niisama puu otsas ei kasva, et tingimused peavad olema realistlikud, müüja peab olema usaldusväärne, et need on minu meelest 2 põhiasja, mida jälgida. Kuulge, ma lisan enda poolt ka. Ma lisaks enda poolt kiiresti, et kui sa siin Bitcoini müüd, siis Bitcoini müügiga kaasneb loomulikult risk, sest nii kui sa saatsid kellegi Bitcoini, seda ei saa võtta tagasi, aga see, kes sulle raha üle kandis, nagu Raida ütles, saab seda tagasi kutsuda, helistada panka. Nii. Ja sellepärast ongi, siin müüakse Bitcoini
üle turu hinna, sest need, kes siin Bitcoini müüvad, osadel inimestel on see täistööaeg, nad teenivad kuus 10 000, 20 000, eks ole, sest nad teavad neid pettureid, kes näiteks ostavad, nad kirjutavad selgitusse jalgratas, eks ole, siis nad ei võta seda makset vastu, nad ütlevad, ei, sorry, sa pead kirjutama konkreetselt, sa ostsid minu käes Bitcoini, siin on tõestus ja kui isegi see inimene läheb ütlema panka, et ma ei saanud seda, sul on tõestus olemas pangale, näed, ma saatsin talle, siin on Paxfulis on tehingu tšekk ja siis pank on sinu poolt, eks ole. Nii, see on see, et kui sa tahad hakata müüma siin Bitcoini, et sellega saab isegi raha teenida. Nii, ja kui sa ostad Bitcoini, siis siin riske ei ole praktiliselt, sest meie Bitcoini müüjad on ausad, eks ole, nad teenivad siin raha, neil on siin reputatsioon, täpselt nagu eBay's ja siis nad annavad parima teenuse siin ja see on siis see põhiküsimus, et mille poolest me erineme Change Investist on see, et meil on siin 350 erinevat maksemeetodit, millega saab osta. Change'is saab osta ainult pangaülekandega, meil saab osta pangaülekandega, mis on mõnikord odavam kui Change Investil, sest et näiteks Bitcoin on praegu 32 000, ma ostsin selle 20 000-ga, siis ma võin selle müüa turuhinnaga, aga Change võtab näiteks 3% selle tehingusumma, eks ole. Või näiteks siin saab osta PayPaliga, siin saab osta veel muude maksemeetodiga, saab osta Western Unioniga ja väga palju võimalusi, et see on avatud marketplace, eks ole. Et kui sul on mingi asi, millega sa tahad müüa Bitcoini, siis sa võid selle siia postitada ja anda oma hinna. Paljuga sa selle müüd. Aitäh! Siin ma tahaks veel ühte asja öelda, mis on krüptomüügi puhul on oluline. Et kindlasti tuleb jälgida, et makse tuleks teile sellelt samalt isikult, kes teile seda krüptot müüb. Mitte nii, et ta ütleb, et mul lehma lellepoeg keegi kannab raha üle minu eest ja siis sellisel juhul on väga raske pärast tõestada, et siin teil oli temaga mingi side, sest et maksjaks oli hoopis kolmas isik. Ja veel üks soovitus näiteks, kui Paxfulis treidida, siis ükskõik millisel platvormil tegelikult, aga teile ma soovitaks, et isik saadaks teile enda ID-kaardi ja enda näopildiga või sellise selfie ja kus ta kirjutab ka selle Bitcoini koguse, mis ta teie käest osta tahab. Sellisel juhul on teil üks selline argument olemas, et kui isegi pöördute Paxfuli moderaatori poole, et ta teid aitaks, siis saate selle pildi edasi saata ja näidata, et siin on see isik ja tema soov oli selline ja mina tema soovi täitsin. Nii et enda kaitsmine, eriti juba natuke suuremate summade puhul on väga oluline. Nii, aga meil on tulnud siin veel küsimusi. Indrek, kas sa tahad veel midagi lisada või me räägiksime natuke plokiahelast ja erinevatest krüptorahadest nüüd natuke laiemalt ka, et need, kes on teinud endale praegu walleti, ma arvan, et te nägite ka siin chatis seda linki, mille Niina sinna üles pani, kui te sinna panete oma Paxfuli kasutajatunnuse, siis saate oma walletisse 10 € eest Bitcoini, nii nagu oli lubatud. Kas sina oled, Indrek, muidu lõpetanud? Jaa, et kui on Paxfuli kohta küsimusi, siis võite chati panna, et ma jälgin sealt ja vastan vajadusel. Ja Asse, kas sa oled Dubais kuuldel meil? Ma näen, et sa oled mute'itud olukorras, aga kas sa äkki tuleksid ja räägiksid nüüd teooriast ka? Kui me praktika oleme peaaegu et selgeks saanud, siis... Asse ja unmute'itud. Tere, Asse, kas Dubais ilm on? Eesti suvi on siin. Eesti suvi? Täitsa okei. Nii nigel ilm. Jah, täna oli kusjuures külm, täna oli 20 kraadi. Ma loodan, et sa kannatad selle kuidagi ära. Aga anname sulle sõna ja loodame, et sul on internetilevi seal hea ja nagu me välja lubasime, siis sina räägid meile praegu
plokiahelast natuke üldisemalt ja ka sellest, millised on erinevad plokiahelad, millised on krüptorahade erinevad liigid ja palun, Lats on sinu. Ja, suur tänu. Väga äge teid siin näha nii palju, 88 on meid praegu siin kokku, ma vaatan. Et täna on mul jah, umbes pool tundi võib-olla, kui küsimusi juurde tuleb, siis läheb üle võib-olla natukene kauem. Aga ja räägiks siis rahast ja räägiks ka krüptorahast veidi ja kuidas töötab ja mis plokiahel, mis kaevandamine on ja mis on võib-olla erinevused, riskid, võimalused, kuidas investeerimise võimalused ja kohe slideshow. Kas on näha? Täiesti, on küll. Äge. Nii, aga siis pisut minust. Olen krüptorahanduses aktiivne aastast 2013, et juba suke kiire 7 aastat. 2 raamatu autor eesti keeles, kõik see alguse Bitcoinist ja siis inglise keeles ka nii-öelda järg või täiendav versioon, mis on Amazonis saadaval. Täna koolitaja, konsultant, investor ja siis ka Change Investi nõukogu liige. Ja et nagu nii-öelda balansseerida seda materiaalselt ja sellist hästi ratsionaalset maailma, siis tegutsen aktiivselt ka spirituaalsemas maailmas rohkem ja õpin ise ja ka õpetan metafüüsikat ja töötan inimestega. Et see loob sellise hea tasakaalu hästi materiaalse ja siis ka vaimse vahel. Ja nüüd siis materiaalsusest, millest räägime, ülevaade rahast, krüptorahast ja võrdlus ja miks üks on parem kui teine või halvem kui teine. Kuidas töötab õige hästi lühidalt kaevandamisest, kuna see on selline kõige intrigeerivam teema tihti, kui krüptorahast räägitakse. Emiteerimise loogika ehk siis kuidas raha luuakse, riskid, võimalused ja investeerimine. Ja küsida, ma ei tea, kuidas meil siin, kas meil on Raido kas või keegi meil siin modereerib küsimusi, kas need tulevad jooksvalt või küsimuste voor hiljem või kuidas meil see on? Jooksvalt võivad kirjutada ja siis kes teab vastusse kirjutab. Ja, meil on siin panelist on siin mitu tükki ja me siis püüame pead kokku panna siin vastata, kui mõni küsimus, mis me arvame, et tahame sinu käest vastust kuulda, siis me esitame sulle, segame sinu tarka jutu vahele. Super, äge. Nii, aga siis lähme edasi. Mis on raha? On tegelikult üks vanimaid tehnoloogiaid, mida inimkond kasutab. Ja selleks, et raha oleks raha, peaks ta siis vastama nii-öelda 5 sellisele põhilisele nagu iseloomule. Ta peaks olema väärtuse kandja, mis tähendab seda, et temaga on nagu hea siis väärtust vahetada. Et temaga on hea nagu kas transportida või ühest kohast teise viia või ühelt inimeselt teise anda, et temaga on võimalik väärtust vahetada. Teine on see, et tal peab olema väärtuse hoidja funktsioon, mis tähendab seda, et $1 või 1 Bitcoin on ka homme väärt sama ostujõudu, mis ta oli täna väärt. Ehk siis tema saab kaupa teenuseid samaväärselt osta ka nagu mingi aeg hiljem kui täna või eile. Ja siis on arvestusühik ehk et temaga saab teha matemaatilisi tehteid. Et temaga on võimalik kalkuleerida, kui mingi asi maksab rohkem või vähem, kui sul taskus on, et siis kaupmees annab vastavalt summa tagasi, et see põhimõtteliselt tähendab seda. Ja siis on ka raha kui kaup ehk et tal on turult tulenev nõudluse pakkumise suhtest tulenev hind kujunev ehk et ta peab olema siis turgudel kaubeldav.
ja maksevahend ehk et temaga võiks olla siis mugav ka makseid teha. Et krüptorahasid on ka erinevaid või õigemini krüpto siis vääringuid laiemas mõttes. Et on sellised, mis on hea rahana kasutada, aga on sellised, mis ei ole ka hea rahana nii mugav kasutada, kuigi teda saab nagu maksevahendina või rahana kasutada. Ja nagu ma ütlesin, siis väärtus kujuneb turgudelt pakkumise ja nõudluse suhtega või ka algoritmiliselt, mis on siis üks teine metoodika, kuidas vara väärtust arvutada. Aga üldiselt on see kehtib igasuguse vara kohta, et kui küsida, et kust mingi asi oma väärtuse saab, siis nii nagu ka raha saab oma väärtuse turgudelt, nii saab igasugune vara, aktsia, kõik muud asjad ka turgudelt. Läbi aegade on raha olnud pidevas arengus, siis kooskõlas ka ühiskondade kasvu ja arenguga ja kooskõlas ka informatsiooni ja tehnoloogia arenguga. Et raha esimene vorm oli raha kui kaup, kasutati väga paljudes erinevates Silk Road oli üks nagu põhilisi kauplemisteid kunagi ja siididee on ja siis riikide vahel kasutati erinevaid selliseid loomi on kasutatud, erinevad kaupasid, riisiteri, maisi, mis iganes nagu teokarbid, et kõik sellised asju on rahana kasutatud ja tegelikult suletumates ühiskondades siiamaani kasutatakse kuskil kõrbetes või mägikülades. Nõukogude ajal oli viinapudel oli üks põhiline, mille eest sai igasugu teenuseid ja kaupa vahetada. Aga siis palju universaalsem raha on siis kuld, kullamündid, mis oli järgmine faas nende raha arengus. Edasi veel mugavamaks läks raha, kui tekkis paberraha, palju lihtsam kaasas kanda, palju lihtsam arvutada, vahetada. Ja kuni siis paberraha liikus digitaalseks rahaks, enne seda oli vaja siis internetti. Ja nüüd on järgmine faas on siis see, kus digitaalne raha, internetis liikuv digitaalne raha on muutumas siis selliseks digitaalseks rahaks, mida ühesõnaga digitaalset raha on lihtsalt võimalik kopeerida. Teda ei kaitse mitte miski seal digitaalsetes süsteemides, pangasüsteemides, et ainus, mis kaitseb teda on siis erinevad protsessid, protseduurid, aga andmebaasis see rahanumber kui selline on lihtsalt rahanumber, millele tegelikult, kui neid protseduure rikkuda või kui inimene, keegi otsustab, kellel on volitus, autoriteet otsustada, siis tal tegelikult saab sinna nullid juurde kirjutada, seda on ka väga palju tehtud. Et on nii seespoolt rünnakuna tehtud korruptsiooni siis näol kui ka väljaspoolt häkkerite näol. Aga nüüd, kui me vaatame Bitcoini, siis Bitcoini või üldse krüptorahade juures on see hästi oluline, et seal ei ole vahet, kes see isik on, kes parasjagu andmebaasi või süsteemi haldab. Et seal on kõik süsteemi suhtes neutraalsed, ehk siis ei ole võimalik mitte kellelgi ükskõik kui kõrgel kohal isik töötab või kui palju tal võimu on, tal ei ole mitte kellelgi võimalik Bitcoine nii-öelda juurde tekitada või andmebaasis numbreid muuta. Ja see on hästi oluline muutus digitaalses rahas, et see tähendab seda, et Bitcoini tulekuga on siis, see on nii-öelda järgmine evolutsioon digitaalses raha arengus. Et põhimõtteliselt võib võrrelda seda sellega, et kui sularaha et sularaha ja rahatähtedele pandi, siis hakati mingi hetk panema unikaalseid neid rahatähe numbreid juurde, ja siis ka neid vesimärkisid, ehk siis teda ei olnud võimalik enam lihtsalt kopeerida. Et sama ka Bitcoini puhul siis.
Ja kui me vaatame seda, kus faasis Bitcoin täna on, võrreldes siis pangandusrahaga, võrreldes kullaga nagu hästi suures pildis, et millises kasvufaasis või millises olukorras ta praegu on, võrreldes muuga majandust, siis fakt on see, et igasugusest varast võib saada raha ja selleks, et temast saaks raha, peab ta läbima kindla arenguprotsessi ja selleks on siis usalduse saavutamise protsess. Kõigepealt ta peaks ennast tõestama väärtuse hoidjana, siis maksevahendina ja selle arvestusvahendina ja siis ta jõuab sellesse faasi, kus ta on piisavalt nagu usaldust võitnud, et teda hakatakse nagu üha rohkem kasutama ka maksevahendina. Ja nüüd, kui me vaatame dollarit näiteks, dollar kunagi, võib-olla mäletate, kunagi oli dollar seotud kullaga ajalooliselt, see oli kuni 73. aastani oli dollar seotud kullaga ja see oli sellepärast, et kuld aitas dollaril läbida neid usalduse saavutamise protsessi. Ehk siis dollar seoti kullaga ja kullal oli juba usaldus saavutatud eelneva paarisaja aasta jooksul kui väärtuse hoidjana ja ka maksevahendina. Kullamündid, kõik seda kasutati üle maailma igal pool. Dollar seoti kullana ära selleks, et üks põhjused, selle erinevad põhjused, aga üks põhjus oli see, et kiiremini saada dollarile usaldust taha ja kiiremini ta leviks ja rahvas üle maailma teda kasutama hakkaks. Aga nüüd, kui me vaatame Bitcoini, siis mis te arvate, kus Bitcoin täna on? Bitcoin on täiesti omaette nähtus, ta ei ole mitte millegagi seotud otseselt ja tema peab siis samamoodi läbi käima kõik selle usalduse saavutamise protsessi ja tal on täna on pisut üle 10 aasta olnud turul ja ta täna on selles faasis, kus ta alles vaikselt tõestab ennast väärtuse hoidjana ja seda on näha siis kuidas hind, volatiivsus on aegade jooksul siis madalamaks läinud. Kunagi 5 aastat tagasi oli 10% päevas. Volatiivsus on siis tähendab seda, et kui palju kurss päevas kõigub, mingi aeg sul kõigub, et kui hästi ta oma väärtust hoiab. Et see on nüüd viimase 5 aastaga väga palju stabiilsemaks läinud, mis tähendab seda, et ta on ennast üha rohkem ja rohkem väärtuse hoidjana tõestanud ja sealt järgmine samm on siis see, et teda hakatakse rohkem ka maksevahendina kasutusele võtma, mida on juba näha, et seda on see on hästi palju on suurenenud maksevahendina Bitcoini ja üldse teiste krüptorahade kasutamine. Nii, siis millistest tehnoloogiatest Bitcoin koosneb, et hästi lihtsustatud pilt, et me siin väga sügavale ei lähe. Kõigepealt on see, et ta on, kui Bitcoin loodi algselt, et siis nagu selline missioon oli see, et luua uus raha, mis oleks võimalikult palju detsentraliseeritud. Miks see oluline on see, et uusi rahasid on püütud nagu uusi digitaalseid rahasid, raha kontseptsioone, erinevaid rahaplatvorme on loodud sellest alates, kui internet maailmas tekkis. Aga need ei ole enamus nagu õnnestunud, sest igalühel olid omad seal vead ja tegelikult ka uut raha kui sellist nagu pangandussüsteem ei tahtnud näha, sest raha loomine kui selline on olnud keelatud läbi aegade. Et see on olnud privileeg siis keskpankade ja valitsuste käes. Ja sellepärast ei ole nagu sellised katsed siiamaani läbi läinud uut raha luua. Ja nüüd Bitcoin ongi esimene selline uus raha, mis on siis loodud kogukonna pealt, mis on väiksemad rahad on küll, mis ei ole populaarseks läinud, aga see on esimene, mis on siis üle maailma nagu hästi suurt populaarsust võitnud. Ja just tänu sellele, et tal ei ole keskpunkti, sest kuna tal ei ole keskpunkti, ei ole teda võimalik ka
reguleerida. Ja teine põhjus on see, et kui ei ole keskpunkti, siis see platvorm ilma keskpunktita on ka oluliselt turvalisem. Keskpunkt tähendab seda, et seda keskpunkti on võimalik siis kontrollida, sinna on võimalik häkkeritel lihtsasti oma ründe jõud suunata ja kogu süsteemi üle kontroll võtta. Keskpunkti puhul on ka see, et kellelgi on alati suurem privileeg, kuna tal on kontroll siis selle keskpunkti informatsiooni üle, mis tähendab seda, et tekib ebavõrdsus. Seevastu aga siis ilma keskpunktita ehk siis hajussüsteemil on, nagu päris alguses ka ütlesin, et kõik on neutraalsed. Ei ole vahet, kas sa oled Mark Zuckerberg või keegi, ma ei tea, firma koristaja kuskil, et sinu jaoks on Bitcoin nagu täpselt sama neutraalne kui Mark Zuckerbergi jaoks. Ja see on ka üks väga olulisi põhjus, et miks Bitcoin on siiamaani elus ja toimib täiesti, et ta on siis algselt disainitud selliselt, et tal ei ole keskpunkti, et ta on täiesti puhtalt kogukonna arendada, kogukonna kontrollitud ja loodud raha. Ja tal ei ole ka omanikku seetõttu, et kogukond ise ongi omanik. Ehk siis kogu süsteem on disainitud selliselt, et ei oleks keskpunkti ja üks nagu sellised baastehnoloogiad, mis tänu millele see olukord ilma keskpunktita on saavutatud, on siis see, et ülekanded on paigutatud plokkidesse, et see on üks nagu spetsiifiline andmebaasi struktuur ja plokid on omavahel seotud ajalisse järjestusse, mis tekitab siis plokiahela ehk blockchaini. Ja nüüd on siis küsimus, kuidas informatsiooni seal andmebaasis uuendatakse, ehk siis kuidas uusi blokke plokiahelale juurde lisatakse. Selleks kasutatakse sellist metoodikat, mida nimetatakse töökinnituseks või proof of work'iks inglise keeles. Ja siin on üks näide siis kõige lihtsamast proof of work'ist, mille eesmärk on mitte niivõrd uut informatsiooni, uusi ülekandeid plokkidesse lisada, vaid selle eesmärk on siis teha kindlaks, kas tegemist on isiku või robotiga. CAPTCHAks nimetatakse seda. Proof of work ehk ka kaevandamine on siis metoodika just kuidas saavutada konsensus ehk et kui meil on keskpunkti baasil süsteem, siis seal on keskpunkt on see, kes otsustab, milline ülekanne läheb läbi ja milline mitte. Aga kui meil seda keskpunkti ei ole, siis on vaja leida mingi muu lahendus, kuidas otsustatakse, kas ülekanne läheb läbi või mitte, kas ülekanne on usaldusväärne või ei ole usaldusväärne. Kaevandamine, mis ta veel teeb, ta ongi hoolitseb selle eest, et jällegi hajussüsteem oleks turvaline ja hajussüsteemi usaldus oleks tagatud. Ja samas ta on ehitatud selliselt, et ta automaatselt lahendab ka double spend probleemi. See tähendab seda, et kui luua mingisugust uut vara või uut raha, siis on alati üks baasküsimus on see, et kuidas teha kindlaks, et kellelgi ei ole võimalik seda vara kopeerida lihtsalt. See sama paberraha vesimärkide teema või Bitcoini unikaalsed ülekanded. Et double spend probleem on ka see, mille üle on raha siis enne Bitcoini loomist oli see sisuliselt peeti ka lahendamatuks. Aga nüüd Bitcoin oma siis kaevandamise ja selle proof of work'iga on selle double spend probleemi siis lahendanud, ehk siis välistanud olukorra, kus ühte ülekannet saab mitu korda saata võrku ja mitu korda kinnitada. Ja süsteemi uue raha ja vara emiteerimine ehk et uue raha siis loome on ka samamoodi kogu sellesse protsessi väga nutikalt sisse integreeritud.
ja vajalik ainult siis loata ehk hajutatud plokiahela puhul. Ja selleks, et usaldust tagada, on siis põhimõte, et teha tuleb suurel hulgal tööd või siis reserveerida mahukas ressurss, mis tähendab seda, et kaevandamine on ressursi mõttes siis väga mahukas töö ja see on nii-öelda treid või vahetuskaup, mis pannakse lauale selleks, et osaleda siis selle usalduse saavutamise protsessis. See on natukene nagu sarnane nagu pokkerimäng näiteks või see blackjack. Ehk siis selleks, et kui sa oled kaevandaja näiteks, et selleks, et sa saaksid selles süsteemis kaevanduse protsessis osaleda, selleks sa pead ressursi nii-öelda lukku panema, et paned oma panuse lauale ja siis sulle jagatakse kaardid välja, siis sa saad osaleda nii-öelda siis piltlikult loosimises või selles mängus endas. Et põhimõtteliselt on sama põhimõtte alusel toimib ka Bitcoinis kaevandamine. Et sa pead tegema investeeringud masinatesse ja tõmbama tarkvara alla ja ketta ressurssi reserveerima ja palju elektrit kulutama selleks, et sa saaksid osaleda siis selles kaevandamise protsessis, millel on omakorda siis auhind, mis motiveerib sind osalema. Nii, aga lähme siit edasi. Jah, kuidas see uue väärtuse loome süsteemis toimib, on siis selliselt, et selleks, et kaevandajad oleksid motiveeritud ülekandeid kinnitama ja selles kaevandamise protsessis osalema, et nad oleksid nõus oma investeeringud lauale panema. Selleks on siis Bitcoinis auhind, mis emiteeritakse igas 10 minutis ja see on nüüd siis ka samas on ta ka see protsess, kuidas uut rahasüsteemi luuakse. Täna on ta 6,25 Bitcoini igas 10 minutis ja see siis jagatakse välja kõikide kaevandajate vahel, kes on osalenud siis õnnestunud ploki leidmisel, õnnestunud ülekannete kinnitamisel. See väheneb 2 korda iga 4 aasta tagant. See siis 6,25 oli päris alguses 50 Bitcoini, läks 25 peale, sealt edasi 12,5 peale ja nüüd on ta 6,25 ja siis umbes 3 aasta tagant väheneb ta jälle. Ja sealt tuleb kokku see, et kokku on võimalik siis kaevandada 21 miljonit Bitcoini. Ehk siis meil on Bitcoini näol esimest korda maailmas ja paljud teised krüptorahad ka täiesti uus varaklass, mida ka inimkond seni näinud ei ole. Selle varaklassi selline põhiline iseloom on siis see, et ta on nii-öelda kivisse raiutud, kui palju teda on üldse võimalik luua. Et matemaatiliselt on see siis ära fikseeritud, et kokku on võimalik kaevandada üldse 21 miljonit Bitcoini ja keegi ei saa seda muuta ja keegi ei saa seda algoritmi nagu ümber kirjutada. Et sellist varaklassi nagu enne ei ole olnud. Siis vaatame korra walleteid ja rahakotte. Rahakott ehk wallet siis tema ülesanne on hoida ja hallata privaatvõtmeid ja teine ülesanne on tal moodustada ülekandeid õiglaste teenustasude ja summadega erinevates siis krüptoraha või krüptovara süsteemides. Nüüd on erinevaid stiile walletid on, et kui te sisenete sellesse põnevasse krüptoraha maailma, siis sellest tasub teadlik olla, et millist rahakotti te mille jaoks kasutate. Kõige turvalisem vajatamatult on riistvaralised rahakotid. Mõned näited siin Trezor, Ledger, CryptoSteel ja ka Paper Wallet. Need on siis sellised, kus on privaatvõtmed on teie enda kontrolli all
seal on varunduse lahendused on olemas, et kui selle riistvaralise rahakotiga midagi juhtub või see ära kaob, et siis on teil olemas ka backup. Sellega on ka see, et alati tasub oma, ühesõnaga nende kõige turvalisemate rahakottidega on see, et vastutus on puhtalt teie enda käes. See ei ole, kui backup on kadunud ja kui midagi juhtub riistvaralise rahakotiga või parooli ära kaotate, siis oletegi ilma ja keegi ei saa teid aidata. Siin on päris sellised ägedaid markantseid lugusid juhtunud, kus üks kõige kuulsamaid lugusid võib-olla, kus üks tüüp kaevandas varajastel Bitcoini aegadel tuhandeid Bitcoine ja siis unustas selle oma kõvakettal ja kõvaketas mingil põhjusel sattus prügikasti ja prügimäele ja siis mingi hetk, kui ta avastas, et Bitcoin on seal üle 10 000 väärt, siis ta hakkas jälge ajama, et mis tal sellest kõvakettast sai. Ja siis ta ajas jälgi kuni siis prügimäele, kus ta see prügimäeni, kuhu ta see rahakott või see kõvaketas sattus lõpuks. Ja ta astus läbirääkimistesse, siis see oli Inglismaal kuskil, äkki Londonis kuskil oli või, läbirääkimistes kohaliku omavalitsusega selleks, et see prügimägi ümber kaevata, et leida oma kõvaketas ülesse, sest tolleks hetkeks oli seal ikka 10 miljonid väärt krüptoraha selle sama privaatvõtme taga, mis sellel kõvaketal oli. Aga kuna keskkonnateadlased hindasid, et see on liiga ohtlik seda selle ümber hakata kaevama, siis ta jäigi sellest isegi tänases vääringus ikka mitmesaja miljoni väärtuses Bitcoine kinni. Ja ongi niimoodi, et ei olegi võimalik kuidagi taastada. Teine näide oli siin ka hiljuti, kus ühel tüübil oli, kas oli vist Ledgeri, see oli üks teine ka, meenata, kas oli desktopi wallet või oli see riistvara wallet, aga oli tal niimoodi, et tal 232 miljoni väärtuses Bitcoine seal walletis lukus ja tal on täna reaalselt 2 võimalust veel parooli proovida. Tal oli kokku 10 võimalust, ta unustas oma parooli ära, 8 nendest on ära raisanud ja täna on 2 veel ja kui ta need 2 korda proovib, siis kui need mõlemad valeks osutuvad, siis see konkreetne rahakott on tehtud nii, et selleks, et häkkerid liiga palju proovida ei saaks, siis ta krüpteerib selle privaatvõtme, mis sellel rahakotis on, krüpteerib selliselt ümber, et seda ei ole võimalik enam üldse taastada. Ja temal on siis reaalselt nagu üle 200 miljoni väärtuses Bitcoin on siis 2 parooli katse taga kinni ja seda ka ei ole võimalik kuidagi muuta. Et selles mõttes on oluline siin on see, et varundus oleks tehtud, oleks turvaliselt hoitud, paroolid oleksid turvaliselt hoitud ja et tunnetate seda vastutust. Vastutusega on ka muidugi väga suur vabadus alati kaasas, et teie raha on ikkagi puhtalt teie raha. Siis on sellised vahepealsed rahakotid desktopis, mis toetavad ka väga palju erinevaid krüptorahasid, seal saab ka vahetusi teha otse erinevate krüptorahade vahel. Populaarsemad on siin Exodus, Jax ja need on ka palju erinevaid. Võib-olla mugavam on siis mobiilirahakotid, ka mõned näited siin ja nende kahega on nüüd ka see, et võtmed on pigem siis teie käes, teie kontrolli all ja seal on ka omad backupi või varanduse metoodikad olemas, mis kaitsevad juhul, kui arvutiga või mobiiliga midagi juhtub. Ja siis on kõige mugavam lahendus on sellised integreeritud walletid. Paxful näiteks, Paxfulil tegelikult täpselt tea, kuidas Paxful oma võtmeid haldab ja mismoodi seal toimib, aga Chains näiteks, Revolut, kõik need, kes krüptokaarte pakuvad, nendel on siis selliselt see wallet, et võtmed ei ole päris teie käes, võtmed on küll turvaliselt hoitud,
aga teie pääsete ligi siis läbi oma kasutajakonto, mis on süsteemis ja siis platvorm või süsteem ise siis hoiab ja haldab teie võtmeid turvalisel viisil. Ja ta loob siis nagu sellise kompromissi, et ta on palju mugavam, vastutus on jagatud, aga ta kui see eeldab ikkagi seda, et see ettevõte toimib ja süsteem ise toimib, kui eelneva 3 puhul ei ole mingit ettevõtet vahel seal, et olete otse nii-öelda siis võrgu küljes, otse Bitcoini võrgu küljes. Ja siis on kauplemiseks on erinevad vahetuskeskkonnad, mis lähevad ka sinna integreeritud rahakottide alla, kus on siis ka võtmed on pigem nende käes. Siin on ka tegelikult on vahetuskeskkondi, mis lähevad sinna DeFi ja Decentralized Finance'i valdkonda, kus on ka tegelikult võtmed on siis kasutajakontrolli all. Aga hetkel ikkagi palju populaarsemad on need vahetuskeskkonnad, mis hoiavad siis teie raha ja lubavad siis teil nii-öelda nagu traditsionaalse panganduse stiilis. Jällegi selleks, et oleks kiire ja mugav kasutada. Natukene ka regulatsioonidest, et kui Eestis kaubelda, kui Eestis krüptorahadega toimetada, siis üks põhiline, mida peab arvestama, on maksud. Et eelkõige siis see tulumaks eraisiku puhul, et kui te eraisikuna investeerite, ostate ja hiljem kasumiga maha müüte, siis selle pealt oleks ilus vähemalt arvestada tulumaksu. Kui te teete ettevõtte alt, siis seda tulumaksu ei tule, et siin on siis ka selline mõttekoht. Mujal riikides on see erinevalt, aga siin on võib-olla see kõige olulisem, mida maksude puhul arvestada. Rahapesu on nüüd siis võib-olla eraisikud ettevõtted, see otseselt investeerimise, krüptorahade ostmise puhul otseselt ei mõjuta, küll aga kaudselt ja väga palju kaudselt. Ja see on siis nüüd see põhjus, miks kasutus on tehtud võimalikult ebamugavaks, et te peate oma isikut tuvastama, te peate aru andma vahel, kui küsitakse, vahel pannakse kontosid kinni, et kõik see on siis sellepärast, et regulaatori rahapesu hirmu pärast ja pankade rahapesu hirmu pärast ja see rahapesu suur skandaal, mis meil siin pankades oli umbes aasta tagasi, et kõik see on siis nagu selle taga kinni, ehk et tema nagu selline ilus eesmärk on siis kriminaalset raha minimiseerida süsteemis, aga seal on ka alati see balansi ja tasakaalu otsimine, et kui kõik rahakraanid kinni keerata, siis on rahapesu ka 0 on. Kui kõik lahti teha, siis on rahapesu osakaal ka suureneb, et seal on alati selline nagu tasakaalu otsimine käib regulaatori ja siis ettevõtjate vahel. Aga see on lihtsalt nagu asi, millega peab arvestama ja millega me liiduga ka siin pidevalt suhtleme regulaatoriga, et seda hoida ikkagi selliselt, et seda regulatsioone, et ta ei takistaks ei ettevõtlust ega kasutusmugavust, et see on alati nagu nende piiride kompamine käib. Regulatsioonidega on oluline siis see, et alati on kindlasti vaja reguleerida, üldse miks on regulatsioonid vajalikud, on selleks, et inimest on vaja reguleerida. Matemaatikat või süsteemi, platvormi tegelikult ei ole vaja reguleerida, et inimene on see nõrk koht, kellel on vaja tihti piire ja regulatsioonid annavad siis piirid. Ja seetõttu ongi just keskselt juhitud rahas ja on vaja reguleerida, aga palju räägitakse ka krüptorahade reguleerimisest. See tegelikult on selline, ühtepidi on ta võimatu ja teistpidi ei ole ta ka vajalik, sest seal on inimfaktor, inimesi on siis sekkumas sellesse platvormi, sisuliselt ei ole, et ta on nii-öelda ise reguleeruv
ise toimiv platvorm, kui me Bitcoini või Bitcoini laadseid süsteeme vaatame. Ja seetõttu jah, neid just ei olegi vaja nii palju reguleerida, mida on vaja reguleerida, on siis järgmise tasandi selliseid teenusepakkujaid, mugavusteenuse pakkujaid, kes just nagu on vahendusteenused, kes on kauplejad, kes pakuvad kauplemisteenust, kes rahakotiteenuseid, neid on vaja kindlasti kuhugi maani reguleerida. Aga krüptoraha, traditsionaalset krüptoraha, mis on just hajutatud, seda jah, ei ole võimalik reguleerida ja ka ei ole vaja reguleerida. Nii, riskidest siis. Kindlasti üks olulisi riske on see, et palju skämme toimub ja palju pettuseid, ehk siis sellised võltsplatvorme, võltssüsteeme, igasuguseid müügiskeeme, kahtlaseid krüptorahasid loodud juurde, kuna see on niivõrd lihtsaks läinud, siis lihtsameelsetele müüakse igasugu jama väga kiiresti maha. Et olen ise sattunud väga paljuste pettuste ohvriks lihtsalt selleks, et nagu proovida katsetada ja olen palju pihta saanud. Ja palju on pöördutud meie poole erinevate pettuste ohvritena. Et siin tasub kindlasti kriitilist meelt omada, kui midagi on nagu liiga ilusaks ja fancyks tehtud, mis väga vähegi nagu kahtlustama paneb, et siis tasub jah, väga kriitiliselt asjale peale vaadata ja ikkagi paar korda küsida, et kas see on see, kuhu ma tahan sisse minna või mitte. Siis on kindlasti üha välja kutsuvamaks läheb õige info valest filtreerimine. Väga palju on valeinformatsiooni ja väga palju on ka segast infot. Et kui 5-10 aastat, mingi 7-8 aastat tagasi, kui mina krüptorahasse läksin, siis oli ja lihtne, 5 krüptoraha oli üldse olemas umbes ja nende vahel kauplemine ja kogu lugu. Ja informatsiooni oli pigem vähe, pigem ei olnud üldse foorumites kuskil ja tuli vaeva näha, et siis seda infot üldse üles leida. Siis täna on väljakutse on see, et tuleb vaeva näha, et õige info üles leida, sest infot on niivõrd palju ja seinast seina ja krüptorahasid on üle 5000 täna. Või 7000, ma ei tea, kui palju täpselt, et neid on lihtne luua ja neid tuleb ja läheb ja see pilt muutub pidevalt väga kiiresti. Siis sellest riskist juba siin rahakottide juures rääkisime, et selline hea reegel on, et pole sinu võtmed, pole ka sinu raha. Ehk siis kui me vaatame pangandussüsteemi, siis seal meil ei ole valikut, seal meil on see, et me paneme oma raha panka, hoiame seda pangas ja siis pank tegelikult annab ligipääsu meie enda rahale. Ja kui pangasüsteemiga midagi juhtub, kui pangaga midagi juhtub, siis väga suur risk on, et me oleme oma rahast ilma. Nüüd krüptorahanduses on meil nüüd valik tekkinud järsku. Meil on siis valik, kas me jagame seda vastutust just mugavusteenusega, et anname oma võtmete siis haldamise kellegi kolmanda kätte ja et seetõttu meil on seda teenust mugav kasutada, mis mingil juhul on täiesti okei ja väga, väga mõnus ja kiire kindlasti ja mugav. Aga teiselt poolt meil on ka vabadus nüüd otsustada, et ma tahan täiesti kontrollida ise oma raha ja oma võtmeid. Et see on nüüd ka täna võimalik, et see ei olnud 10 aastat tagasi, see ei olnud võimalik. Ja siis ka üks oluline erinevus veel pangandusrahaga versus krüptorahast, mida ka Artur mainis. Kui ülekanne on juba saadetud, siis on ta saadetud ja seda enam tagasi ei kutsu.
kui panganduses ja kaardimaksetes on siis praktika, kus tegelikult ülekanded on võimalik tagasi kutsuda, kui see on kas valele isikule läinud või on kaubaga petta saadud või mingid sellised case'id, siis krüptorahas on pigem selline reegel, et puhtalt süsteemi iseloom on selline, et on ehitatud nii, et kui on ülekanne saadetud ja kinnitatud, siis seda enam tagasi ei ole võimalik kutsuda. Küll on olemas sellised escrow teenused, automaatsed teenused, mida saab kasutada võib-olla mingitel suuremate kannete puhul, võib-olla kinnisvara ostu või mingite varade müügitehingute puhul, et siis on võimalik kasutada selliseid automaatseid escrow või notari teenuse pakkujaid näiteks, kus raha hoitakse kuskil kolmandas kohas nii kauaks, kuni tehing on tehtud ja siis lastakse see raha lahti ja liigub ta edasi. Nii kaua, kui nende seal kolmandas kohas kuskil kas targas lepingus või selles escrow rakenduses sees on, siis nii kaua on teda võimalik ka tagasi pöörata. Aga kui traditsionaalselt nagu ülekannet vaadata, siis teda ei ole võimalik tagasi pöörata. Mis veel on väga olulised, väga suured riskid on rünnakuid on siis oluliselt keerulisem teha nagu kogu platvormile, kui nad on hajutatud, et millest päris alguses rääkisin, et seal ei ole keskpunkti, aga rünnakud endiselt toimub ikkagi nendele teenusepakkujatele ja kasutajakontodele, ka nagu fokusseeritud kasutajate kontodele ja rahakottidele. Et olen ka päris mitme rünnaku ohvriks sattunud ja siin on siis head sellised võrdlemisi lihtsad nagu lahendused on ikkagi alati Google Second Factor üks põhiasi, mida soovitan hoida aktiivsena, et seda ka erinevad teenusepakkujad pidevalt rõhutavad, et aktiveeri ära endal see ja kasuta. Et see lisab ikka väga suure nagu järgmise tasandi siis häkkeritele, teeb selle oluliselt keerukamaks ründe organiseerimise. Ja teine on siis, et ikkagi keerulisi paroole kasutada. Et lihtne parool on ka häkkeri lihtne ära arvata. Siis kui kauplemist vaadata, siis on muidugi turumanipulatsioonid on ka päris sellised head korralikud riskid, millega arvestada. Et krüptorahaturud on võrdlemisi väikese, võrdlemisi ikkagi nagu kõrge volatiivsusega ja väikse nagu sellise mahuga, mis tähendab seda, et just nagu liiga palju raha ei ole vaja, et seal selliseid erinevaid tõuse kõikumisi tekitada ja manipulatsioone tekitada. Ja sellega lihtsalt, kui kauplema hakata, siis sellega peab arvestama, et seal on big playerid, kes teenivad siis, kes mõjutavad suurte mahtudega turgusid ja teenivad ka selle pealt ja väiksed tegijad siis tihti on need, kes vahel võidavad, aga tihti ka kaotavad selle pealt. Mis võimalused on? Võimalused kindlasti ma olen nagu seda võrrelnud seda tänast olukorda krüptoraha maailmas ka sellise omamoodi uue ajastu kullapalavikuga, et kui mitusada aastat tagasi oli siis selline kullapalaviku aeg Ameerikas ja erinevates piirkondades, et siis ja igal ühel oli sisuliselt võimalus reisida ja minna otsida mingisugune potentsiaalselt huvitav koht või koht, kus kulda võib leida, siis täna on täpselt samamoodi, et võib nagu igaüks võib uurida, välja otsida sellised võimalikud potentsiaalsed krüptorahad või krüptovarad, millel tulevik võib olla väga helge ja ma arvan, et see aeg, mis aastal 2017 ja enne seda oli, kus oli palju lihtsam oli pihta saada sellistele krüptovaradele, mille hind võis tõusta seal 10 korda aastas.
et selliseid ikkagi leiab täna ka veel, kuigi harvemini, aga sellistele kullaaukudele võib otsa sattuda. See on muidugi jah keerulisem ja seal peab päris palju aega panema ja selgeks tegema, mille jaoks mingi asi on ja seda potentsiaali hindama. Selleks on erinevad nagu analüüsi võimalused, et vaadata kogukonda, kuidas kogukond seal ümber toimetab, mis see toode ise on, kas ta loob mingit uut väärtust, et sellised erinevad hindamise kohad ja sealt siis saab kogu seda tõusupotentsiaali hinnata ja siis oma investeerimise otsus vastavalt sellele teha. Jah, investeerimine kindlasti oluliselt lihtsamaks läinud, kui siin 10 aastat tagasi näiteks oli, et täna saab juba alates seal põhimõtteliselt 1 eurost krüptorahasse investeerida. Ja kihvt on ka see, et krüptorahaturud on siis toiminud 24/7, kui tavapärased turud, aktsiaturud ja valuutaturud on siis mingi aeg on nad suletud, siis krüptorahaturud on alati avatud, et see on ka väga suur erinevus, kui vaadata kauplemist ja investeerimist. Veel üks võimalus on see, mida ka Bitcoin muutis. Enne Bitcoini ei olnud võimalik luua oma raha, oma väärtuse süsteemi. Täna põhimõtteliselt igaüks, kes vähegi soovib, viitsib, nädalavahetusega paari päevaga on võimalik oma uus rahasüsteem püsti panna, täiesti uus, iseseisev, sõltumatu rahasüsteem. Lihtsalt väljakutse on siis seda turundada, et anda sellest võimalikult paljude inimestele teada ja sellel peaks ilmselt ka mingisugune väärtuspakkumine olema või ta peaks mingit uut väärtust looma, et miks teda üldse vaja, miks teda inimesed peaks kasutama. Ja erinevate uute platvormide loomine, mis läheb veel huvitavamaks, et on võimalik siis erinevaid uusi hajusplatvorme luua ja mida see plokiahela selline sügavam paradigma muutus ja leiutis nagu lõi, et mis võimalused seal taga on siis kõikvõimalikud erinevad registrid, Ethereum, tarkvaraarendusplatvormid, et seal läheb asi väga veel palju kirjumaks, kui ainult raha vaadata. Ja vaatame korra ka investeerimise võimalused. Investeerimisega ütlen selle väikse disclaimeri ka ära, et soovitusi ei jaga, lihtsalt jagan võimalusi ja oma kogemusi ka natukene, et investeerimisega on siis jah see, et alati kalkuleerige, vaadake riske ja tõsiselt mõelge läbi ja hajutage ka kindlasti erinevate varade vahel. Aga kui vaadata siis investeerimise võimalusi, siis kõige lihtsam on osta ja hoida, lihtsalt osta mingit krüptoraha ja urustada see, ma ei tea, 5 aastaks näiteks. Suhteliselt, minu arvates on suhteliselt garanteeritud, et ei ole isegi vahet täna, millise hinnaga osta, kui sa 5 aastaks ostad, siis ta selle ajaks sul paratamatult, kui on vähegi mingisugune mõistlikum krüptoraha seal, ma ei tea, tänastest top 10 võib-olla, et siis on suhteliselt garanteeritud, et ta 5 aasta perspektiivis päris kindlasti tõuseb. Pigem oleks veider või imelik, kui ta ei tõuseks. Kauplemine on siis eraldi selline tegevus ja seal on erinevad strateegiad, see on täiesti eraldi valdkond, eraldi teema, palju erinevaid keskkondi ja see on, jah, seda võib võtta kui tööna, võib võtta kui hobina, oleneb kui lõbus ta parasjagu inimesele on. Aga ta on, jah, ühesõnaga see on selline täiesti nagu eraldi valdkond ja ta sobib kindlasti teatud nagu profiiliga inimesele, ta ei sobi kõigile, et seal on parasjagu tuleb teada
et igal pool hakkad oma me kaotasime sind ära korraks. Segan sulle korraks vahele, et meil oli 10 sekundit vaikust praegu, et võta 2 lauset tagasi. Okei. Ehk siis jah, kauplemine on nagu, ta ei sobi kõigile, et ta on nagu selline kindla profiiliga inimesele sobib hästi, sest seal peab kontrollima oma emotsioone, hästi peab olema ratsionaalne, muidu võib väga kergesti pihta saada ja kaotada palju raha seal. Ja siis on staking ehk siis hoidmine oma krüptoraha panemine siis kuskile kas tarka lepingusse või ka krüptoraha keskkondadesse, mida kasutatakse siis kas tehingute kinnitamisel või ka näiteks laenatakse välja omakorda, et selle rahaga siis, mis on nagu steigitud, mis on lukus. See tähendab jah seda, et krüptoraha on siis nagu lukus, et kuskil kas targas lepingus või kuskil platvormis ja sellega siis sooritatakse mingi protsessi taustal. Laenamine ja selle pealt intresside teenimine ka erinevates platvormides võimalik ja ka sellest DeFi platvormist ja decentralized finance'i keskkondades on ka laenamine võimalik. Ja siis on yield farming, on siis selline ka hästi uus nähtus ja liigitub ka rohkem DeFi, decentralized finance'i alla. Tähendab siis seda, et seal on võimalik väga kiiresti oma raha kas siis steikima välja laenata või ka sellistesse poolidesse nagu ta põhimõtteliselt on ka natukene läheb sinna steikingu alla, ehk siis oma raha kuskile nagu seisma panna ja selle eest intresse teenida või kolmandat krüptoraha teenida endale nagu auhinnaks. Ja see yield farming tähendab seda, et kuna kiire saab väga kiiresti otsustada, mitu sekundit. Et yield farming tähendab ja siis... Olen ma nüüd tagasi? Jah, tundub. Kuulete mind? Ja, me sind kuuleme, sa vist ei kuule meid nüüd. Nii, nüüd kuulen. Ja, no räägi edasi. Me vahepeal ei kuulnud, aga praegu me kuuleme jälle. Ehk siis mitte praegu. Tundub, et internet on Dubais otsa saanud. Oma kapitali, oma raha liigutamise nagu kohti. Nii, ja slaidid läbi, et kas me vaatame korra siis erinevaid krüptorahasid ka, mis meil on? Siin on tulnud paar küsimust, mis tahaks... On mind kuulda? Vahepeal ei olnud jälle. No nii. Ilmselt naabertoas on mingi filmi allalaadimine käimas sul. Okei, võib-olla. Selline küsimus, kas Heiki küsib, et kas ristvara rahakotte pole võimalik taastamisfraasidega taastada? Ristvara rahakotte on just võimalik taastamisfraasidega, et mnemonikuks nimetatakse taastamisfraasi ja need on kas 12 või 24 ja tavaliselt on need sõnasid. See on siis taastamisfraasideks nimetatakse, ta on ingliskeelsest raamatust kokku pandud selline reeglistik või protokoll, millega privaatvõti siis nii-öelda varundatakse, seotakse ära konkreetne privaatvõti ja hiljem, kui siis see privaatvõtmega midagi juhtub, privaatvõti on siis see, mis on selles ristvara valetis sees, siis on võimalik selle mnemooniku või selle 24 ingliskeelse sõnaga sisestades nad täpselt samas järjekorras, nagu nad olid maha kirjutatud,
siis uuesti täpselt seesama privaatvõti taastada. Ja kuidas see siis tavaliselt käib, on see, et kui riistvara rahakotiga on midagi juhtunud, ta on kaduma läinud või ta on katki läinud või telefon samamoodi, kui telefonis olev rahakott ja telefon on kaduma läinud, siis riistvara rahakottide puhul on lihtsalt tuleb uus rahakott osta ja siis seal on recovery funktsioon ehk taastamine ja siis seesama rahakott küsib 24 turvasõna, seda mnemoonikut ja sisestades need, siis ta taastab täpselt sama olukorra, nagu oli eelmises rahakotis. Et see on üks põhilisemaid, üks levinumaid sellised backupi või võtmevarunduse viise. Okei, väga hea. Meil on siin küsimus ka kohe sinu järgmise teemaga, kui sa tahtsid rääkida erinevatest krüptorahadest, siis on küsitud, et mis te Dogecoinist arvate? Dogecoinist või? Dogecoin, kunagi ta oli väga lahe eksperiment, ta kutsuti ellu, ta on tegelikult Bitcoinist suhteliselt sarnane Bitcoinile tehniliselt, aga ta kutsuti ellu selleks, et rohkem neid charity'd teha, et tema fookus oli rohkem nagu heategevusele. Täna nüüd Dogecoiniga ma nii hästi kursis ei ole, mis seisus ta täna on. Vaatame kohe, mis ta siin, kui kaugel ta meil on siin. Nii, näete mu ekraani? Jaa. Dogecoin on meil siin olemas. Et jah, sellele peab natuke sügavamalt peale vaatama, et jällegi selleks, et hinnata tema tänast potentsiaali tõusuks, selleks peaks vaatama, mis tal siin näitab ära natukene, mis tal sotsiaalvõrkudes toimub, kui aktiivne kogukond on, kui palju, mis tehniline roadmap on, kuidas arendajad toimetavad selle ümber, mis turg on teinud, kui palju ülekandeid on, mis see päevavolüüm on, et kõiki selliseid numbreid peab hindama ja siis selle põhjalt saab öelda nagu mingisuguse potentsiaali, et täna ta on siin midagi erilist siin toimunud ei ole. Aha, siin nüüd on, okei, see on, paneme ta aasta peale. Nojah, ta on ikkagi selles mõttes, ega ta nagu Bitcoini kurssi enam-vähem jälginud, et mina, kui küsida, kas Dogecoin või Bitcoin, siis mina kindlasti vaataks Bitcoini rohkem. Kui ei ole just mingit spetsiifilisemat põhjust, miks just Dogecoini vaadata. Aga ma täna ei näe, et tal mingit eriti võimast spetsiifilist põhjust seal taga on. Soovid sa veel krüptorahadesid võrrelda? Siin küsitakse, keegi küsib, et Asse mainis, et mõnda krüptoraha on parem kasutada maksmiseks kui teisi. Mis krüptoraha sa silmas pidasid? Kui siit vaadata just järjest, kui ekraani vaadata, et siis makseteks just on Bitcoin on väga hea, Ethereum aga ei ole nii hea. Näiteks sellepärast, et Ethereumi ei ole disainitud rahaks, vaid ta on rohkem nagu palju rohkemate funktsioonidega siis tokeni süsteem või tarkvara arendussüsteem ja kõige lihtsam erinevus on see, et lihtsalt Ethereumi võtmed on palju pikemad kui Bitcoini võtmed, et Ethereumit on, tema on juba see võtme haaramine silmale on keerulisem. Siis jah, okei, Ethereumi ülekanne küll käib kiiremini, aga ikkagi Bitcoini on teda nagu mugavam käsitleda, mugavam saata. Aga kui vaadata jällegi kiiret raha, mis on ka nagu rahaks loodud, siis mis meil siin on? Litecoin on pisut kiirem kui Bitcoin. Dash on jah kiire. Monero
on võrdlemisi kiire. Monero on ka selles mõttes huvitav, et ta on privacy coin ehk siis kui Bitcoin on nii-öelda pseudo-anonüümne, ehk et seal on ülekanded on kõik avalikud ja kõik on näha, ei ole näha, kes kandis mida, aga kõik ülekanded on avalikkusele näha ja kui ülekanne seotud isikuga, siis põhimõtteliselt teoorias on võimalik selle isiku kõik ülekanded kätte saada. Ja et see on nagu selles mõttes pseudonüümne, et ta ei ole päris anonüümne. Aga nüüd Monero näiteks on päris anonüümne. Monero nimetatakse privacy coin'iks ja Monerol on selles mõttes ka natukene takistusi, et seal on, kus ma kadusin korra ära jälle. Hetkeks ainult. Kuulete mind? Okei. Et Moneroga on siis see, et seal ei ole üldse midagi kolmandale osapoolele avalikult näha. Seal on huvitav on see, et ülekande saatja saab ise otsustada, kas tema ülekanne on avalikult nähtav või mitte. Et ta on nagu selles mõttes üliturvaline ja tehtud nii privaatsuse kontroll on täielikult kasutaja käes. Aga kui vaadata veel siin, mis siin meil on, Ethereum on siis ei ole mitte rahaks disainitud, vaid tarkvaraarendus-platvorm. Tether on nüüd selline nähtus, et ta on siis dollariga seotud krüptoraha, ehk et dollari funktsioonile või tähendab krüptoraha funktsioonile on lisatud siis dollarise kindlus, et ta ei ole volatiilne, vaid ta on nagu stabiilne ja teda kasutatakse väga palju siis kauplemisel, kus põhimõtteliselt dollari vastu siis erinevad krüptorahasid siis kasutatakse selleks Tetherit. Et Tether on siis tsentraliseeritud krüptoraha, mis on tagatud otseselt mingisuguse miljardite dollaritega kuskil konkreetses kellegi selle Tetheri ettevõtte pangakontol. Siit edasi Polkadot on ka tarkvaraarendus-platvorm, mitte niivõrd krüptoraha, vaid tokenisüsteem. XRP mitte krüptoraha, vaid ta on Ripple on tegelikult XRP huvitav. Nad on siin selle eramoodi. Et nad on siis loovad uut panganduse infrastruktuuri. XRP on siis ka väga palju sellist negatiivset vastukaja pangandus ja siis uut süsteemi sinna taha, aga nad tegelikult on nagu selline, nad ei ole hajussüsteem, aga nad on natukene lähedal. Nüüd sa kadusid meil natuke pikemaks. Kas te kuulete mind? Nüüd kuuleme. Lähen video maha, aga nüüd kadus ikkagi korraks ära. Mingi 10 sekundit läks jälle kaotsi. Okei, et Ripple'ist rääkisin, et jah, Ripple on nagu selline, ta ei ole plokiahela peal toimiv, aga ta on siis jah, see, kes nagu töötab pankadega koos ja sellepärast teda tegelikult ei võeta päris nagu krüptorahana. Cardano ka tarkvara arendusplatvorm, Litecoin krüptoraha, ka üks esimesi peale Bitcoini. Bitcoin Cash on siis ka krüptoraha, mis on Bitcoini nii-öelda Bitcoini koopia, aga teatud kindlate erinevustega, erineva funktsiooniga ja selline, see on ka hea näide, kuidas... Et see ekraani see sharing läks minema. Oi. Nii, kohe. Nii on nüüd tagasi. Jaa. Et siis jah, Bitcoin Cash on
Ta on kiirem kui Bitcoin ja ta lubab ka rohkem ülekandeid läbi lasta. Läbilaskevõime on kiirem, aga see on selline hea näide, kuidas kogukond mingi hetk sattus tekkisid eri arvamused ja siis kuidas kogukond läks kaheks ja üks lõi siis Bitcoin Cashi ja teine läks Bitcoiniga edasi. Et sellised näited on veel ja siis jah, siit edasi tuleb veel erinevad, et see on siin väga kirju erinevate platvormide tokeni süsteemidega, et jah, meil on siin näha, et üle 8000 krüptoraha on täna avalik olemas ja on ka sellised, mis on suletud krüptorahad, mis ei ole avalikult kaubeldav, näiteks võib-olla mõned on kuulnud Dogcoinist, OneCoin näiteks, et need on ka sellised huvitavad eksperimendid, mis eks aeg näitab, mis nendest saab, aga üldiselt on see, et kui krüptoraha ei ole avalikul turul kaubeldav, siis ei ole tal ka tõsiselt võetavat hinda seal taga. Samas teiselt poolt jällegi avalik turg alati tähendab seda, et tegemist võib olla ka mingis osas manipulatsiooniga, aga see on selline paratamatus. Et alati, kui kuskil toimub mingisugune kauplemine, siis alati on seal ka inimesi, kes üritavad sellest kauplemisest mingit kasu saada. Asse, siin on üks küsimus ka sulle, et kas sa kasutad BAT extension brauserit ja kas BAT krüptorahal võiks ka tulevikku olla? BAT on nüüd siis Brave on ju vist, jah? Ma kasutan Brave'i, aga kuidas? Ütlesid midagi? Et ja, ma kasutan Brave'i, aga BAT-i ma niimoodi taustal natukene olen seda uurinud ja kasutanud, aga mitte aktiivselt, aga ma arvan, et ta on kindlasti päris selline huvitav ka eksperiment, et ma ei tea, mis ta tulevikus võib teha, aga kindlasti tasub silm peal hoida sellel projektil. Ja siis küsitakse, et mis sa Guardia Chainist arvad? Guardia Chainist? Või chatist vaadata? Kas see on nüüd... Kuidas? Et saad chatist vaadata, siin on olemas see küsimus. Oota, kohe. Guardia Chain. Seda sellist ei ole kuulnud. Et jah, esimest korda kuulen seda. Peab otsa vaatama. Nüüd oli veel selline küsimus, et miks sa... Nii, aga kuidas meil on? Üks küsimus, kas sa kuuled mind? No. Küsimus selline, et mida tähendab, et Ethereum on tarkvara ja Bitcoin on raha? Ei kuulnud sind. Küsimus oli, et mida sa pidasid silmas sellega, kui sa ütlesid, et Ethereum on tarkvara ja Bitcoin on rahana kasutamiseks mõeldud? Tundub, et meil vist läheb järjest raskemaks Dubaiga ühendus saada. Sa vist ei kuule neid, jah? Jah. Vist on meil sellega praegu... Kuulete mind? No nüüd kuuleme, jaa. Kas sa küsimust kuulsid? Et mis sa küsisid? Küsimus oli selline, et mida sa pidasid selle all silmas, et Ethereum on tarkvara ja Bitcoin on rahana kasutamiseks mõeldud? Pidasin seda sellega silmas, et Ethereumit ei ole nii mugav rahana kasutada. Temaga juures makstatud, ta lihtsalt ei disain nagu rahvuslikult. Ülekannete struktuur on teistsugune.
Jah, kaugete maadega on raske suhelda. Tundub, et meie internetiühendus Assega on läinud järjest kehvemaks. Ilmselt on Dubai valguskaablid kuumaks läinud. Tundub, et Dubai internet on katki. Internet on katki. Ilmselt meil ei ole mõtet siis selle peale rohkem panustada, et kõigile, kes siis praegu jäid oma küsimused, kellel jäid küsimused esitamata, et siis võib meil neid küsimusi esitada siin tagantjärgi ka ja meil on plaan, et me vist teeme sellise ürituse uuesti. Tundub, et vist... Asse, sa räägid nii katkendlik. Siis kaob. Jah. Et nii-öelda saateaeg hakkab läbi ka saama. Jah, just. Nii et siis ma ei teagi, võimegi vist siis otsad kokku tõmmata. Meil on ju recording ka tegelikult olemas ja siis need küsimused, mis jäid, me saame tegelikult vastata ära ka tagantjärgi. Aga aitäh kõigile siis, et kes te osalesite siin. Aitäh ka Arturile ja Indrekule ja Assele. Plaksutame, ma küll ei näe, aga te plaksutate seal. Ja siis kindlasti nüüd saite ohtralt materjali, uut informatsiooni, kindlasti minge uurige ise veel edasi, sest et seda materjali on veel väga palju, mida endale selgeks teha. Ja meil on kindlasti plaanis ka teha tulevikus kevade poole, me mõtlesime teha ka kauplemise teemadel ürituse, loodetavasti siis, kui juba COVID on tagasi tõmmanud, et inimesed saaksid ikkagi kohale tulla, kus siis saamegi juba rääkida lähemalt, millal osta, millal müüa ja kõik selline temaatika. Ja siis tagasiside vormid, me saadame ka kas siis teile otse või paneme kuskil üles, et kui teil on paar minutit või hetke, et meile anda tagasisidet, kuidas teile meeldis, siis me oleksime väga tänulikud. Ja meil on plaan, et me teeme samasuguse ürituse ikkagi näost näkku ka, kui võetakse piirangud maha, sest ka tänane üritus pidi meil toimuma tegelikult Palo Alto klubis. Aga kuna COVID-i piirangud võeti alles nii hiljuti maha ja keegi tegelikult päris täpselt aru ei saa, et kui mitu inimest me oleksime võinud kohale kutsuda, siis me teeme seda siis, kui võib-olla järgmisel kuul, aga vaatame teie tagasisidest, kas te tahate veel sellist algajate üritust või on juba isu, et läheks keerulisematesse teemadesse edasi? Just nii. Olge tublid. Aitäh teile kõigile ja järgmise korrani. Just.